vaatame siis, mida me täna näeme. Et siis olen jälle mingisel väikesel kõrvalteel. Kell 4 läks uni ära, kuked hakkasid kirema. Magasin väljas terrassil. Aga ilusti enne 10 sai magama, seega kõva 6 tundi on magatud ja värske olemine. Ja teisel peal põõnavad, siis ei tahtnud neid üles ajada ja kasutan siis seda võimalust, et mul on siin auto ja sõidan vähekene ringi. Ja vaatan, kui kaugele selle autoga siin minna annab. Autot lõhkud ei ole plaanis. Ja eks ka näha olla, et kui palju ma pean siin nüüd tagasikäiguga tagasi tulema. Selline, jah. Aga ilus jah, öösel oli, see ongi näed, siin oli kruusatee oli, või siis mitte kruus, selline, ma ei oska seda teed nimetada, selline, aga nüüd järsku tuleb siin jälle selline betoneeritud ala. Ma mõtlesin, et tee lõppes täiesti ära, aga tegelikult läheb tee edasi. Ja ma vaatan ka, et siin on need elektripostid üleval, on lihtsalt see eeldab seda, et seda elektriposti ka vist seljas keegi kohal ei toonud. Et siin pidi olema mingisugune tee, et edasi sõita. Niikaua kui on elektriliine näha, siis võib arvata, et saab ka autoga edasi minna. Aga siin on väga palju teid, kus sõidetakse ainult mootorratastega või siis skuutritega ehk niimoodi. Ja läheme sealt mäkke ülesse. Öösel terrassil oli siis, läks ainult, näed, nüüd lõppes tee jälle ära. Ja nüüd ongi küsimus, et kas see nüüd, vaata Eestis kuidagi niimoodi oled suur asfalttee peale, siis lähed väiksemale asfalttee peale. Ja siis mingil hetkel tulevad mingid liivateed, ja siis tuleb, mingi kitserada ja siis on tee lõppenud võib-olla, metsa vahel. Aga siin on ja nii vahepeal, et vahepeal nagu tee lõpeb ära ja siis jälle algab ja ongi, et täiesti arusaamatu, Ka tänavatel sõites on mingid hetked on nagu oleksid Euroopas väga ilusad teed. Mingil hetkedel nagu oleksid see Nõukogude aja Eestis. Ja siis on sellised vahelduvad, niimoodi. Ma mõtlen, et kas mäest üles tagasi käiguga on hea minna. Jah, et inimesi vastu tuleb ja ega siin Boholi saarel ei ole sellist kohta, kus üldse mitte kedagi ei elaks. Tegelikult siin metsa ei ole, see on kõik on siin enamuses bambused ja need banaanid ja kookuspalmid ja aga nüüd ma vaatan jah, et see läheb väga, et kas siit saab edasi, et kas see tee või siin ära lõppeda nüüd järsku. Niimoodi. Aga mingid majad on. Aga kohati on ju majad ka sellistes kohtades, kus on inimesi ei ela, on materjalid. Semendikotti saab selga võtta, ja kui siis ootad vihma, tuleb vett ja niimoodi ehitad siis vaikselt, ja oma need bambusmatid saad ka tuua, Ja nüüd siin keegi ehitab siin ilusasti. Vau. Aga ma olen tegelikult mingisuguse küla keskele sattunud, et see ei ole mitte siis, lihtsalt siin hetkel on tee vähekene. Ja nad siin on muid 4-rattalisi ka. Vähekene väiksemad kui mul, Aga öeldakse, et siin siis welcome
Toompangla Jan Raisterassis. Ahah, see tädi näitas mul näpuga, et vaata sinna poole. Et nii ka ala, et pane auto sinna siis, et siit nagu ei saa ära lõpetada. Ja ta ootab, et ahah, no paneme auto siia, siis saab äkki jalutada. Siis ei ole hullu, ei jää kellelegi ette või. Ahah. Pane siis koti peale asjadele ja vaatame, mis siin toimub. Siis paneme käigu välja ja inimesed hakkavad väga vaatama mind. Kuule, jõudsin kuhugile kohale ja eks me teeme siis mõne pildi sellest.